nii kurb kui see ka pole, meie reis hakkab ühele poole saama, nii et pakime asjad ja asume teele. Sergio. Suurt noolakka meil tegelikult päris kohe veel ära ei lähe, sest et me pidime küll sealt Airbnb-st välja tšekkima, aga meil on tegelikult terve päev veel siin, üks päev veel siin Nitsas veeta, nii et me mõtlesime, et tuleme lennujaama, viskame oma kotid ära, kui meil on suured kotid, viskame need storage'isse ja tavaliselt on see lennujaamades võimalik. Aga meie ebaõnneks seekord ja minu puhul ma seda üldse imesta, on kogu storage space täis. Nii et põhimõtteliselt me ei saagi oma kotis ära panna, me oleme ka oma suurte kottidega terve selle päeva vastu pidama ja kuradi palav on, nii et see on päris keeruline. Aga mis seal ikka, keerutame randa, vaatame äkki ära kuskile kohvikusse ära panna ja kui ei, siis tassime kaasa, ega väike trenn tuleb ju kasuks, nii et keerutame randa. Ebole, rannas me olemegi. Beachi värk on täies hoos. Päris lahe rand on täna selles mõttes, et seal samas on lennuväli ja päris lahe vaadata, kus mõned suured lennukid sealt minekut teevad. Aga selline liivane ja läheb aeglaselt sügavaks, selles mõttes on nagu rahulikum, et Jackile väga meeldib. Peesitab siin palmi all. Milline unistus. Minul aga selle eest on natukene igav, sellepärast et vettüüpid täna ju teha ei saa. Ja ega me lennuväljast väga kaugele ka minna ei saa, sellepärast et varsti peame juba lennuki peale jõudma, nii et nagu ütleb Iksa sõber seal kalapüügi videos, siis sina ikka vilmi. Nii et ma siis filmin. Peaks ringi käima sellest. Igatahes, täpselt nii põnev siin annas ongi. Aga kaugele me minna ei saa. Peame lennujaama tagasi jõudma, nii et kuna ring oli päris pikk ja õues on päris palav, siis hakkas mul päris kuum. Nii et ma teen kerge supluse ja järgmine peatus, õhtuoode. No nii, kiire söök enne lennujaama suundumist. Sööme põhimõtteliselt mingis supermarketis, ma ei tea, keset supermarketit on nagu selline väike istumisala või selline dining area ka. Võtad siit erineva köögivanit, kas mingi Itaalia, Prantsusmaa, Aasia või mis iganes. Paned omale mingi assortii kokku ja mõistlik hinnaga on mõnus kõhu täis. Ma ei tea, kui inimese organism on vist muidu 60% vesi, siis ma arvan, et mul oli mingi 10 peale seda rannasessiooni. Aga jah, kuidas sul oli? Mis asi?
imemaitsev. Lennujaama. Sephora. No muidugi. Siin on ju see üks ja ainus jumestuskreem, mida kuskil mujal maailmas elab. Mida ju jumala eest kohe kindlasti online'ist kuskilt internetist tellida ei saa. Aga noh, kui nii, siis nii. Lapsepõlv oli ikka lihtne. Rõõmuks ei olnud palju vaja. Elu oli lill. Jep. Mõni normaalne kohvik ka meil siin maailmas. Ei, mõnes lennujaamas. Siuksed 2 power juice'i ja normaalne muusika. Nüüd ei tahagi nagu väga koju minna. Aga noh, mis seal ikka? Peab ju minema. Kuulsin, et Eestis on mingi 13 kraadi sooja. Ei kutsu väga tagasi. Aga noh, kolime siin õue ja võtame veel viimased soojakraadid ja päikseloojangu sisse. Siis on vaja veel minna Oslosse. Oslos on meil 9 tundi layover. Saab korraliku editing maratoni ette võtta ja siis ongi Tallinn. Päris pikk koridor. Aga põhimõtteliselt ongi see reis on läbi saabas vaikselt. Et me nüüd lähme põhimõtteliselt, meil on 3-tunnine lend ja siis on Oslos 9-tunnine layover, mis tähendab, et põhimõtteliselt jõuame kell 12 öösel kohale, et suurt nagu midagi teha ei ole. Minul on veel okei, ma võtan oma arvuti lahti ja ragistan materjalide kallal kuidagi, aga Jacki, ma ei tea, ma arvan, Jacki otsib mingi võimalikult hubase nurgakese ja laseb silmalooja, üritab selle 9 tundi kuidagi võimalikult palutult mööda saata seal. Mul oli hea meel jälle teid meiega sellele väiksele seiklusele kaasa võtta ja selleks korraks on seiklus läbi, aga pole hullu, sellepärast, et kus üks seiklus lõpeb, seal järgmine algab. Ma olen ikka siin, ma olen ikka elus ja teie #TeamAlive olete ikka seal. ja kui sa selle jura vaatamisega juba siiamaani jõudsid, siis viska alla like ja subscribe ka kirja. Thanks, on ja. Ja muud polegi. Pidagi meeles, et olge ilusad, olge mõnusad, olge teineteise vastu kuradi head. Hoidki jalgpedaalil ja jep, taskud on täiesti tühjad. See tähendab, et lõbuarvelt kokku ei hoia. Tšau! Siuke variant on siis. See läheb siia peale. Vähe raske on seda lenksu keerata ja... Aga no mis seal ikka. Okei, ma pean seda ühe käega ikka hoidma. Anna see mulle, ma võtan ise. Võta see oma kaamera, ma võtan selle siia. Ma tegin filmi jaoks, ole rahulik.